Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Minu küsimus on suunatud regionaal-põllumajandusministrile härra Terrasele. Ja üks asi on toidujulgeolek, aga ma tuleks selle 546 miljoni juurde ka, et kindlasti sinna sisse mahub ka toidujulgeolek. Et 19, millal ta oli, aprill siis või? Märts toimus siis nõndanimetatud vaikne protestiaktsioon 546 miljoni nagu suunamiseks ja selle raha kasutamiseks põllumajanduses ja põllumajandustootmises. Et sealt lähtuvalt ma siis küsin, kas sellest aktsioonist oli ka mingit tulemust, kas see 546 Euroopa tasandil on, ta pigem on Eesti tasandil, vabandust, et see Eesti tasandil on teil kahe ministriga kõrval, nii rahandus kui peaminister, et läheb põllumajandusse ja saate te siin öelda, et see 546 miljonit on suunatud erinevate tegevuste osas, nii investeeringud, jätkusuutlikkus, pindala toetusteks põllumajandussektorisse. Aitäh. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, ja küsimus on ikka minister Terrasele. Ikka põllumajandus ja maaelu ja kui me rääksime ekspordivõimekusest, siis meie suurimad ja üks võimsamaid ekspordiartikleid põllumajandussektoris on ju piimandus. Et piimandus ja see on ka meie, ütleme, lipulaev nii toodangu koha pealt kui ka mingis osas juba ümbertöötlemise pealt. Aga nüüd on vahepeal juhtunud selline, kuidas öelda, ebaõnnestunud asi nagu e-piim, mil kaks eraldi ettevõtet, üks on saneerimisel ja teine on siis pankrotis või pankroti otsustamisel. Ja sinna on ka riik andnud läbi PRIA 15 miljonit raha, nii et minu küsimus on selline, et mis tegevused nüüd riik on võtnud selle e-piima kui meie piimanduse lipulaeva, ma ei ütleks päästmiseks, vaid vee peal hoidmiseks, ning kuidas siis minnakse ka põllumajandustootjatele appi selle raskes olukorras piimarahade kättesaamiseks. Aitäh. Palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja peaminister. Et tegelikult oli ju Mardi küsimus see, et kas on läbi mängitud üks asi jaotuspunktid, teine asi, kuidas see jaotuspunktides toimub jagamine ja et seda ei kuritarvitata kolmandate isikute poolt, kas see on turvatud, kas seda jagamist korraldame Päästeamet või on Kaitsevägi või kes seda korraldab. Ma ei tea, kas te riigisaladusele viidates ei saa seda öelda, aga see oli selle küsimuse mõte, et kas sellele on nagu mõeldud. Aga siin te ütlesite seda ka, et kui on mingid mõtteid eelnõude osas, siis tasuks õlg alla panna. Jah, me olemegi, opositsioon on toetanud ka valitsuse eelnõusid, aga mida ei ole nagu vastupidiselt näha, et valitsus ei ole toetanud opositsiooni eelnõusid, mis oluliselt parandavad Eesti inimeste toimetulekut. Nüüd tulles tagasi selle varude juurde, siis edaspidi mõeldes lihtsustamisele, et kas on mingi lähiajal tulemas ka põllumajandustootmise seisukohalt lihtsustatud, on ta siis loomapidamine, endale toiduvarude hoidmine, selle sama ühe sea hoidmine, lehma hoidmine ja kasvatamine, et piima saada, ning lõpuks ikkagi see toidu jagunemine üle Eesti erinevatesse kohtadesse tagab ka riigikaitselise julgeoleku, et mis te selle kohta arvate? Aitäh. Jah, aitäh. Ega ma siit midagi uut praegu ei kuulnud. Ma ei taha tuua seda eeskujuks, et jumala eest ärge hakake mind jälle süüdistama mingisuguses nõukogude nostalgias, mitte midagi taolist. Aga siis mõeldi pragmaatiliselt selle peale, 80ndatel aastatel alustati toitlustusprogrammiga, mille mõte oli just nimelt see, et võimalikult võrgustada toidutootmist maapiirkondades. Anti vabad käed kõikvõimalike loomade pidamiseks. Ma pean silmas midagi taolist ka meil praegu. Et me võrgustaksime oma toidutootmise, et see oleks võimalikult mitmekesine, võimalikult laiali lagunenud, et iga inimene, kes tahab,
võib pidada kanu, võib pidada seapõrsast, võib pidada lambaid, võib pidada, ma ei tea, küülikuid, keda iganes, et ei kammitsetaks üleliigsete kõikvõimalike piirangutega, olgu need sanitaarsed piirangud või muud bürokraatsed piirangud, kas või ühe kana registreerimine, nagu tänasel päeval on kord vastu võetud. Et ma pidasin eelkõige seda silmas, et me annaksime inimestele vabad käed vaba ettevõtluse tekitamiseks, et tagada meie toidutootmise võrgustamine ja seeläbi mitte tsentraliseerimine. Nüüd tsentraliseerimisega seoses on mul aga nüüd teine küsimus ja see on see, et meil on küll varude agentuur, me kohtusime varude agentuuri juhiga hiljaaegu ja ma küsisin temaga käest, et varud on meil küll 30 päevaks umbes 10%, mis on selgelt ebapiisav, sest 90% ei ole. Et siin kontrast on ikka väga jõhker. Aga kuidas see ekspedeeritakse? Kuidas see varu jõuab inimesteni? Kuidas selle varu jaotamist turvatakse? Kuidas on lood sellega? Selle varude jaotamise ja selle varude jaotamise turvamisega, et mingid mafioossed grupeeringud seda oma kontrolli alla ei võtaks. Me oleme jällegi rahvusvaheliselt väga paljudel kordadel näinud, kriisiolukordades tekivad kohe jõugud, kes hakkavad kuritarvitama sedasama kas ÜRO poolt või kuskilt mujalt tulevat abi enda rikastamiseks. Et kuidas on Eesti Vabariigis sellekohased plaanid, et keegi ei monopoliseeriks seda abi jagamist ja ei muudaks seda oma rikastumise allikaks teiste inimeste arvel? Aitäh! Jah, aitäh. Ma tulen ikkagi oma teemade juurde tagasi ja te mainisite, et te ka mäletate seda nõukogude aega. Mina mäletan ka, ma lihtsalt olin aktiivne põllumees sel ajal ja ei olnud mingisugust vabaduste piiramist. Mul kõige rohkem oli 10 siga ühel aastal ja keegi ei keelanud mul võtta neid ka kas või 20 või 50, kui ma oleksin suutnud varustada need sead ka toiduga üles kasvatamiseks. Mingisuguseid piiranguid ei olnud. Nii et selles mõttes te mäletate natuke valesti. Ei olnud ka piiranguid realiseerimisel. Ma läksin restorani ja leppisin kokku, et ma toon teile järgmisel nädalal 2 searümpa ja järgmisel nädalal ma ka nii tegin. Ei olnud mingeid piiranguid nende sigade omakäelise tapmisega. Et te ei mäleta õigesti, teil on ettekujutus, et siis oli kõik hirmus surve all ja kõik oli tohutult ära keelatud. Ei, mis puutus põllumajandustootmisse erasektoris, siis see oli nõukogude perioodi lõpul väga vaba. Nii et jällegi, ärge hakake mulle rääkima, et ma idealiseerin nõukogude korda. Ei idealiseeri. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et teie mäletate valesti, mina mäletan õigesti, sest ma olin selle asjaga tegev. Aga küsimus on mul hoopiski teisel teemal. Nimelt eile tulid välja uudised meie demograafilise olukorra kohta ja aastaks, ütleme 15 aasta pärast on tõenäosus praeguste protsesside jätkumisel, et eestlased moodustavad Eesti rahvastikust 50%, aga võib-olla ka vähem kui 50%. Mis siis ikkagi nüüd toimub? Kas lihtsalt muigate selle peale ja ütlete, et võõras mure, mina ei ole siis enam peaminister? Või on ikkagi ka praegusel valitsusel tõsine murekoht, sest demograafilised protsessid teatavasti on väga pika vinnaga ja tegutsema tuleks asuda praegu. Mis te selle murekoha peale praegu Eesti inimestele ütlete? Aitäh! Aitäh! Kristen Michalile, kellega meil käib siin kena ping-pong. Küsimus algab tegelikult õiendusest, et ei ole siin mingit nõukogude nostalgiat. Te olete seal liberalismi akadeemias need Goebbelslikud trikid hästi ära õppinud. Süüdista alati oponenti. Süüdista, kas see vastab tõele või mitte. Süüdista ikka. Ei ole mingit nõukogude nostalgiat, mitte vähematki. Lihtsalt oli olukorra kirjeldus võrrelduna praegusega. Aga küsimus puudutab seda, et te väitsite, et mingit migrantide massi ei ole. No migrantide massid on. Ei oleks võimalik muidu, et eestlaste protsent langeb alla 50 järgmise 15 aasta jooksul prognooside kohaselt. On küll, need migrandid ei tule ainult massiliselt Lähis-Idast ja Aafrikast, vaid eelkõige slaavi riikidest. Nii et see on probleem. Nüüd te räägite väljarändest, aga väljaränne on võib-olla seotud sellega, et inimesed leiavad, et Eestis on elu nii halb.
teie poolt juhitava valitsuse tegevuse tulemusena. Et vist mingi Postimehe online küsitlus ütleb, et koguni 48% inimestest kaalub Eestist lahkumist. Et mis te selle kohta ütlete? Äkki on probleem selles, et inimesed ei taha Eesti Vabariigis elada, et siia tulevad vähem arenenud riikidest inimesed ajutiselt leiavad, et siin pole viga ja siis lähevad ka minema, kui leiavad, et ega tegelikult ikka paradiisi ei ole. Et äkki peaks ikkagi mõtlema tõsiselt selle peale, et inimesed ei lahkuks Eestist. Aitäh. Palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal. Meil on väga palju viimasel ajal juttu sellest, kuidas varustada kriisiolukorras elanikkonda toiduainetega. Ja selles kontekstis on minu arvates üha enam ja selgemalt esile kerkinud probleem, milleks on need piirangud, mis on meil toidu tootmisele nii rohujuure tasandil kui ka töötlemise tasandil kui ka ladustamise ja ekspedeerimise tasandil tekkinud. Ja need on seotud väga suurel määral kõikvõimalike direktiivide, siis sanitaarnõuete ja paljude muude niisuguste väga selgelt toidu tootmist takistavate asjaoludega. Nüüd ajaloolise kogemuse kohaselt me võime öelda, et kriisiolukordades ja sõjaolukordades Eesti linnarahvastikul on aidanud ellu jääda see, et meil on olnud talumajapidamised ja seal nii-öelda rohujuure tasandil ka väike tootmine, mis on suutnud varustada inimesi, rohkemaid inimesi kui need, kes selle tootmisega konkreetselt tegutsevad. Ja näiteks kui me võtame metsavendade liikumise, ka see ei oleks ilma taludeta ja taludes toodetava toiduta suutnud kuigi pikalt vastu pidada. Ja minu küsimus sellega seoses on nüüd, kas valitsuses on päevakorras teema, et me peaksime nii-öelda rinderiigina või potentsiaalselt ohus oleva riigina üle vaatama kõik need piirangud, mis takistavad meil talude maapiirkondades rohujuure tasandil toidu tootmise laiendamist ja seeläbi mitmekesistamist nende allikatega, mis võiksid kriisiolukorras aidata inimestel ellu jääda. Aitäh. Jaa, no ega ma ei saanud ju küsimusele vastust. Ma ei küsinud seda, kas Eesti on andnud oma õhuruumi kasutada nende rünnakute elluviimiseks. Minu küsimuse taustaks on see, kas reaalselt on kasutatud meie õhuruumi nende rünnakute läbiviimiseks. No me teame, et faktiliselt on. Need droonid on lennanud Eesti õhuruumis, aga küsimus on nüüd selles, et kust kohast need droonid tulid, millisel viisil neid rünnakuid ellu viidi. Et kui näiteks ilmneb, et tegelikult osad nendest droonidest on tõusnud õhku ka näiteks Eesti territooriumilt, kas maismaa territooriumilt või mere territooriumilt, siis see on ju probleemiks, sõltumata sellest, kas valitsus on lubanud sellisel viisil meie territooriumi kasutada või ei ole. Igal juhul on see probleemiks. Olgugi, et siis, kui oleks lubanud, siis oleks see probleem palju tõsisem kui siis, kui ei ole lubanud. Ja sellepärast ma küsingi teie käest, et kas te oskate öelda, millised need lennutrajektoorid olid? Isegi kui te ei ütle meile täna, millised need trajektoorid olid, siis kas te teate seda tegelikult? Kas faktiliselt on õnnestunud välja selgitada, kust need droonid reaalselt õhku tõusid, kust nad meie õhuruumi sisenesid? Ja veelgi enam võiks ju küsida ka seda, et milliste droonidega üleüldse tegu oli. Et kui me vaatame informatsiooni Ukraina ja Venemaa vahelise sõja kajastuse mõttes või kui me vaatame ka Soome meedias avaldatud informatsiooni, siis seal on igapäevaselt avaldatakse infot selle kohta, millised droonid on kusagil kasutusel olnud, milliste droonide juppe on kusagilt leitud, aga nende droonide kohta, mis Eestis alla kukkusid, me ei ole saanud praktiliselt mitte mingisugust informatsiooni. Me ei teagi, mis tüüpi droonid need on, kui pikki vahemaad sellised droonid suudavad läbida, et jääb paraku selline mulje, et väga palju ikkagi avalikkuse salastatakse ja Eesti kodanike eest informatsiooni varjatakse. Teil on muidugi õigus, et sõja ajal venelased valetavad oma ründeoperatsioonide kohta, aga paraku sõja ajal kõik osapooled valetavad. Et Priit Hõbemägigi kirjutas sel nädalal Postimehes, et ukrainlasedki võtsid kohe kasutusele sellise strateegilise kommunikatsiooni taktika, et pool informatsioonist on kohe vale. Et me teame, et kõik valetavad, aga mulle paraku tundub, et ka Eesti Vabariigi valitsus kipub meile valetama nende asjadega seonduvalt. Aitäh. Ja suur tänu.
No viimasel ajal, viimastel nädalatel oleme muuhulgas ERR-i vahendusel saanud lugeda mitmeid uudiseid, milles kajastatakse, et Venemaa päris kõrged esindajad süüdistavad Eestit ja Balti riike laiemalt, ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, siis seotuses nende sadamaid tabanud droonirünnakutega. Ja ega sellist asja ei ole meeldiv lugeda meil kellelgi ilmselt. Mina ise olen aga neid uudiseid lugedes mõelnud, et mulle tundub, et kõige parem esmane kaitse selliste süüdistuste eest ja nende süüdistuste pareerimiseks oleks see, et avalikustada võimalikult palju informatsiooni, mis on meile teada nende rünnakutega seonduvalt, millest siis nähtuks, et meie ei ole võimaldanud kasutada oma territooriumi nende rünnakute elluviimiseks ja seetõttu süüdistada meid sellistes asjades ei ole kohane ega lihtsalt tõepärane. Ja ma ei tea, miks ei ole seda informatsiooni piisavalt palju minu hinnangul küll siiani avalikkusega jagatud ja sellega seonduvalt ma mõtlesin ka teie käest küsida, et ehk te saate vastata mõningatele lihtsatele küsimustele, mis siis aitaksid pilti selgust tuua. Kuigi nendel teemadel on ka varem olnud juttu, nüüd on olnud aega asju uurida nii Kaitsepolitseiametil kui ka teistel ja ilmselt peaks olema ka rohkem informatsiooni teil, mistõttu ma küsingi seda, et kas te saate avalikkusele kinnitada, et kõikide Eesti territooriumil lennanud sõjadroonide lennutrajektoor, kogu lennutrajektoor on tänaseks teada. Et me teame, kust need droonid õhku tõusid, me teame, kus nad Eesti õhuruumi sisenesid, kus nad Eesti õhuruumis mingil ajahetkel viibisid ja kus nad väljusid. Ja kui see informatsioon on tegelikult teada, siis miks ei ole seda avalikkusega siiamaani jagatud? Ja mis on muidugi kõige kriitilisem küsimus, on see, et kas te saate ka selgelt kinnitada, et ükski nendest sõjadroonidest, mis meie õhuruumis seikles, ei tõusnud õhku ei Eesti maismaa territooriumilt ega ka Eesti mere territooriumilt. Aitäh!